Tere kena reedet, me oleme tagasi Corner TV uue episoodiga ning aeg on hüpata taas jalgpallimaailma ning vaadata, mida põnevat meedias ka räägitakse. Tänaseks kuupäevaks on 9. juuni ning teeme täna otsa lahti kodumaise uudisega, sest oma töö välismaal on kaotanud järjekordne eestlasest mängija. Möödunud talvel karjääri esimese välislepingu sõlminud ja Poola esiliiga klubi Nowy Sącz Sandecjaga liitunud Robert Kirss on vaba agent. Tema leping Sandecjaga kestis hooaja lõpuni ja kumbki osapool polnud selle pikendamisest huvitatud. Kas mees on suunal tagasi Eesti Premium-liigasse? Kui jah, siis mis klubi eest teda siin mängimas näeksite? Jagage oma arvamust meiega kommentaariumis. Lionel Messit pole Inter Miamis veel ametlikult esitletud, kuid juba on Ameerika meeskond lõikamas kasu sellest, et nende ridadesse kuulub hetkel maailma parim mängija. Klubi sotsiaalmeediakontod on teinud märkimisväärseid hüppeid jälgijate arvudes ning eriti võimsalt on kasvanud meeskonna Instagrami konto, kuhu on lisandunud lausa 5 miljonit uut jälgijat. Manchester United kaalub Mason Greenwoodi laenule saatmist terveks järgmiseks hooajaks. Põhjuseks on see, et klubil on veel endiselt pooleli sisejuurdlus ründaja suhtes, kes sai veebruaris süüdistuse vägivaldses käitumis oma elukaaslasega. Mailsport kirjutab nüüd, et klubi on tagataustal otsimas noorukile sobivat üleminekut, et saada 20-aastane mängumees aastaks ajaks laenule. Itaaliat, Hispaaniat või Türgit peetakse kõige tõenäolisemateks sihtkohtadeks mehe jaoks. Fabrizio Romano sõnul on Matteo Kovacic Manchester Cityga juba isiklikes lepingutingimustes kokkuleppele jõudnud. Jalgpalli ajakirjanik säutsus Twitteris, et Kovacic ise on üleminekust väga huvitatud ning järgmine samm klubide jaoks on leppida kokku üleminekutasus. Varasemate teadete põhjal võib järeldada, et Chelsea tahab mängija eest saada umbes 40 miljonit eurot. Karim Benzema avalikustati ametlikult Al-Ittihadi uue mängijana. Meeskonna staadionil leidsid aset pöörased tähistused ning prantslast oli kokku kogunenud tervitama pea 60 000 pealine rahvamass. 24-aastane McAllister sõlmis hiljuti Liverpooliga 5-aastase lepingu ning liitub oma meeskonnakaaslastega, kui järgmiseks hooajaks ettevalmistusi tegema hakatakse. McAllisteri seostati veel ka Manchester Unitedi ning Chelseaga, seega tuleb Liverpooli tunnustada tehingu kiire vormistamise eest. Kui mehelt uuriti, miks just Liverpooli, siis vastas ta järgmiselt. Sest see on suur klubi. Siia saabumise hetkest olen näinud, kui suur see klubi tegelikult on. Meie mängijad, töötajad, kõik. Ma olen väga rahul ja ootan põnevusega selles klubis mängimist. MM-i võitmisest saati olen sisendanud endale, et tahan rohkem karikaid võita ning ma usun, et see klubi aitab mul just seda teha. Vaid 2 päeva pärast Al-Ittihadiga liitumist andis Karim Benzema klubi ametlikule kanalile intervjuu, et selgitada üsna ootamatut üleminekut. Kõige suurem põhjus, miks Saudi Araabia valisin, oli see, et olen moslem ja see on moslemi maa. See on armastatud ning ilus. Kui ma oma perega sellest rääkisin, siis nad olid kõik väga õnnelikud. See on koht, kus ma tahan olla. Tunnen, nagu ma meeldiks juba siinsetele inimestele ja Saudi Araabias elamine võimaldab mulle uue eluga alustada, rääkis intervjuus Benzema. Zinedine Zidane on Fabrizio Romano sõnul tagasi lükanud PSG pakkumise, et saada klubi järgmiseks peatreeneriks. Prantsuse meisterklubi loobub suvel hetkese peatreeneri Christophe Galtieri teenetest ning endine Real Madridi mees tundus olevat pea ideaalne kandidaat tema asendamiseks, kuid vanameister ise keeldus pakkumisest. See on kusjuures teine kord viimaste aastate jooksul, kui Zidane PSG-le ära ütleb. Viimane ebaõnnestunud lähenemine leidis aset 2021. aasta lõpus. West Hami kapten Declan Rice juhtis klubi hiljuti konverentsiliiga võiduni ning mehe teenetest on huvitatud mitmed Premier League'i suurklubid. West Hami esimees David Sullivan ütles, et klubi lubas Rice'ile, et ta võib lahkuda ning nad ei saa klubile nii palju andnud mehelt rohkem midagi paluda. Aja jooksul peab ta edasi liikuma ning meie talle asendaja või mitu asendajat leidma. See pole midagi, mida me soovisime, et juhtuks. Me pakkusime talle 18 kuud tagasi 200 000 naelast nädalapalka, kuid ta lükkas selle tagasi.
meediaväljaande Diario AS teatel on Real Madrid hetkel Harry Kane'i allkirja jahtimisest loobunud. Tottenhami esimees Daniel Levy nõuab 29-aastase mängumehe eest väidetavalt 115 miljonit eurot ning samas soovib Kane ise aastas 20 miljonit eurot palka teenida. Real Madrid peab aga nõudmisi vastuvõetamatuks, eriti kuna Kane saab järgmisel kuul juba 30-aastaseks. Kas teie arust tasuks Realil 115 miljonit 30-aastase Kane'i eest välja käia? Jagage oma arvamust meiega kommentaariumis. Barcelona peatreener Xavi Hernandez lükkas ümber kuulujutud, mis seovad PSG ründestaari Neymarit sensatsioonilise naasmisega Katalooniasse. 31-aastane mängumees on PSG juhtkonnaga tülli pööranud ning eeldatakse, et ta järgneb Lionel Messi sammudes ning lahkub samuti sel suve klubist. Xavi andis aga üheselt mõista, et mängija klubi ostunimekirja ei kuulu, sest nad soovivad oma niigi piiratud ülemineku eelarvet mõistlikult hajutada. See, mida Neymari kohta räägitakse, on üllatav, ütles Xavi intervjuus. Teoorias ta meil plaanides pole. Hindan teda küll kõrgelt ning ta on hea sõber, aga hetkel on meil teised prioriteedid. Hispaania väljaande Mundo Deportivo teated viitavad sellele, et Hazard on otsustanud pärast Real Madridiga lepingu lõpetamist perega siiski Hispaania pealinna jääda ning see võib tähendada ühtlasi ka mehe karjääri lõppu. Kunagine Chelsea staar peab väidetavalt esmatähtsaks oma pere heaolu ning paistab, et Hispaania eluga ollakse rahul, sest nii Hazard kui ka ta pojad räägivad puhtat hispaania keelt. Hiljuti liitus ta poeg Leo ka isegi Real Madridi Castilla akadeemiaga. Mida arvate teie, kas Hazard tõesti on jalgpallist väsinud ning paneb karjäärile punkti või näete teda veel mõnes liigas kuskil pallimas? Jagage oma arvamust julgelt kommentaariumis. Selliseks meie tänane saade osutuski ning kui te soovite ka homme värskemate jalkauudistega kursis olla, siis teate juba, kust meid leida. Kohtume peatselt jälle!